Vaatamata kohati üsna kaootilisele liiklusele ja juba väärikale eale pidas Volga Valgevene pealinna Minskisse jõudes vill läbitud üle 1000 kilomeetri viisakalt vastu. Küll said saateautos olnud aeg-ajalt vanakese relvalaskudele sarnaneva heli väljutamise peale naeru pugistada. Minsk pakkus meie reisiseltskonnale kõige rohkem üllatusi. Arvestades, et valgevenelase keskmine kuupalk on umbes 350 €, pani imestama, kust on võetud kõik need moodsad autod ja ka inimeste riided. Igal juhul eeldasime me hoopis nostalgilisemat vaatepilti. 2,5 miljoni elanikuga linn, siis vähemalt need peatänavad ja need on ikka tõeliselt kõva sõna. Ka suured supermarketid ei erinenud meie omadest millegi poolest. Isegi hinnad olid samalaadsed. Kuigi üldpilt oli lääneilmeline, ei saanud kuidagi märkamatuks jääda selle riigi, eriti just eestlase jaoks, ebameeldivad iseärasused. Nimelt kogu see lippude virvarr ja suurte plakatite näol rahvusliku patriotismi sisendamine näitab, milline on olukord siin riigis tegelikult. Tegelik olukord on ju selline, et riigis valitseb isikuvõim ja riigi majandus. Nii ta välja näebki. Meie jaoks muidugi harjumatu ja võib-olla natuke minevikuline, aga nii ta on, jah. Läheneva iseseisvuspäeva vaimus oli linn tõeliselt üles löödud. Ega riigilippu lehvitamisest pole ju midagi halba, kuid ma usun, et Eestis poleks keegi rahul, kui endiselt oleks au sees Eesti NSV lipp. Nimelt, Nõukogude Liidu lagunemisest 1995. aastani oli Valgevene rahvuslipuks punavalge lipp. Lukašenka võimule tulles keelati see ära ja toodi taas välja Valgevene NSV lipp, millelt korjati lihtsalt sirp ja vasar ära. Ka hümni viis on sama, mis oli Valgevene NSV-l. S Dňom Nezavisimosti Respubliki Belarus! Ura, tovarищи! Valgevenes ongi põhimõtteliselt nii, et kes õigesti mõtleb, see elab kenasti ära. Antakse korter, natuke süüagi ja raha saad ka. Õigesti mõtlemine tähendab loomulikult seda, et need ei läheks vastuollu presidendi omadega. Ega siis ilmaasjata Lukašenkat Euroopa viimaseks diktaatoriks kutsutaks. Miks siis aga rahvas sellist liiduaegse elu ülistamist ja tsensuuri talub? Valgevenelased ei taha segadust. Sest valgevenelased läbi ajaloo on olnud ju Euroopa sõjateel, kui nii öelda. Alati on seal olnud üks suur segadus ja kui me võtleme kas või viimase sõja peale, siis sealt ju tuldi. Valgevenelased läksid ju metsa. Nõukogude ajal räägiti laialdast partisani liikumist, aga tegelikult polnud seal partisani liikumisel Nõukogude võimuga mingit pistmist. Rahvas läks varju ja siis 1943. aastal saabusid siis Venemaalt langevarjudega politrukid, kes hakkasid siis kohaliku partisani ülemaid maha laskma. Ja tulemus on lihtsalt see, et siis justkui hakati Nõukogude võimu eest võitlema. Ja nad on alalhoidlikud ja nad ei taha segadust. Seda kõike kinnitab hästi Minski neiu Anžela räägitu. Да, конечно, есть разница, но и там, мне кажется, что жить в Беларуси хорошо. Здесь спокойно, здесь нет никаких войн, нет сумасшедших ветров, чтобы были какие-то море рядом, чтобы затопило. Такого нет. Здесь очень стабильно и хорошо, уютно. Даже я не хочу отсюда уезжать. Хорошо на даче летом. Ой-ой-ой, пахнет скошенной травой. Ой-ой-ой, шашлычков нажарим, водочки нальем. Весело, весело, весело живем. Весело, весело, весело живем.
ega tegelikult turisti jaoks kõik see sisepoliitika suurt rolli mängi. Dokumente ja igasugu lubasid küsiti küll rohkem kui mõnes teises riigis, kuid see lisas ainult põnevust. Meie tulime siia siiski otsima retrohõngu ja toredaid elamusi. Olgu selleks kas või globaalse rahvusrestorani külastamine. Тут передумал. 4 обеда, 2... No должно быть, будет 5. Mehed tulid nüüd siis Valgevenesse kohalikku roogasid mekkima. Jah, kohalikku roogasid сделано в СССР. А нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто 3 раза в год самый жуткий час косит траву. Lisaks Stalini liini nimelise vägeva sõjamuuseumi külastamisele, millest räägime järgmistes osades, õnnestus meil väisata ka Minskis asuvat massitehast. Filmida võis vaid väljas, kuid ka sees nägime vaid uusi veokeid. Koosteliinidele meid ei lubatud. Ometi tegi külastuse eriliseks see, et käisime seal vahetult enne president Lukašenka ja Laose presidendi visiiti. Tänu seltsimees Kaasiku tutvustele võeti siiski vastu ka eestlaste delegatsioon.